Eesti Lasterikaste Perede Liidu podcast Sumin toob kuulajateni lastega perede argisuminad, mured, rõõmud, väljakutsed ja lennukad ideed. Puudutame teemasid läbi lapsevanemate elukaare, teeme peatuseid nii armastusel kui eluraskustel. Räägime perega seiklemisest, kastist välja mõtlemisest ja valikute tegemisest. Mina olen teie saatejuht Karin Rask. Suminani! Tänases saates on meil külas Hillar Petersen. Tema peres kasvab 6 last. Meil tuleb juttu isaks saamisest ja isana kasvamisest. Sellest, kuidas leida toimiv peremudel, tema tööst pere sihtkapitali juures ja sellest, millisena paistab tulevik. Tere tulemast podcasti Sumin, Hillar Petersen. Hillar, sinu peres kasvab 6 last. Õige? Tõepoolest. Me kohtume nüüd sellisel jõulujärgsel ajal, et kuidas siis teie peres jõulud olid? Jõulud olid nii, et tavaliselt me ikka ütleme, et proovime jõulude ajal võtta rahulikult, aga kui inimesi on palju, siis see rahu on nagu suhteline. Seekord oli sellise huvitava, võib-olla ebatavalise lisandusena käis mul õde sõitis külla ja ema ja aga õel oli kaasas koer. Ja meie koer, üks 2 koerast on selline emane labrador, kes muidu on väga sõbralik, aga talle ei meeldi teised emased koerad. Ja siis mul on tunne, et nagu pool nendest kordadest, kui me istusime kuskil elutoas näiteks ajasime juttu, et siis see pool aega oli see, et otsime koeri kinni, et see võib-olla nende jõulude kõige eredam mälestus. Et koeri tuleb kinni hoida. Kas teie jõulud on teie kodus ja teie koju tulevad teised teie pere suguvõsa liikmed kokku? No nüüd on viimased aastad on küll nii kujunenud, sest alates sellest, kui me eks ole, kuna lapsi ju aastatega on juurde tulnud, pere on laienenud, on olnud vaja ka suuremat elamist ja siis see võib-olla kombineerib nagu 2 asja, et esiteks meil on ruumi majas ja teiseks me ise arvame, et meil on ikka kõige tülikam liikuda, nii et siis jõulude ajal üldjuhul kohtutakse meie juures. Teie suguvõsas rohkem nii suurte peredega peresid ei ole, ma saan, suurte laste hulgaga peresid ei ole, jah? Jah, tõepoolest, et mu onul, ema vennal on küll, tal on 4 tütart ja mul endal on siis 1 vend ja 1 õde, mõlemad on nooremad. Vennal mul lapsi ei ole ja veel, ma tahaks öelda, kui ta ise räägib, et ei tea, et kas ta üldse tahabki ja nii. Miks ta räägib, kas vaatab teie pere ja ütleb, et oi, et ei, mitte mingil juhul? Ei, minu meelest mitte, tal on mingisugune selline oma visioon, et kuidas tuleb oma elu elada ja et pole vaja mingisuguseid lisa nii-öelda elemente sinna. No võt, see võib muutuda, on ju? Ja ma usun ka, et õnneks mõnes mõttes võib öelda, et ikkagi meestel on rohkem aega sellega teinekord ka, kui võib-olla ju naistel, et kes ei saa teha nagu sellises järjekorras, et 30 aastat mõtlen ja siis jõuan järeldusele, et 50-selt, et nüüd tahaks lapsi saada, et siis ilmselt ei jõua ära. Aga loodame siis venna puhul parimat selles mõttes ikka oleks väga tore, et kui saaks ju lapsed koos joosta ja mängida enne, kui kõik juba siin minu omad täiskasvanuks muutuvad. Aga õele lapsed meeldivad ja tal on 1 3-aastane tütar ja tuleb varsti lisa, nii et seda läheb ikkagi siis segasemaks. Millises vanuses sinu enda lapsed on? Kõige vanem saab nüüd 16 jaanuaris ja kõige noorem sai just 2. Ja siis nad seal vahepeal on, et alguses olid vahed väiksemad. See oli selline raskem aeg ka kindlasti ja pärast oleme teinud vahed natuke pikemaks, et see on, ma arvan, olnud mõistlik, nii on ikkagi enda jõud, ütleme, siis paremini üle käinud sellisest üldisest mäsust. Esimestel lastel on sul olnud vist niisugused aasta-2 vahed või? Kui millised?
poolteist kuni jah, seal aasta 10 kuud. No ma ka, kui ma vaatasin teie neid vanuseid ja vahesid, siis just mõtlesingi seda, et minul on ka 2 esimesel lapsel vahe, no tegelikult suurem isegi, ütleme 2,5 on ju. Ja minu jaoks oli see kõige raskem aeg, kui Natali oli veel beebi aga Hugo oli nagu ka veel väike on ju. Et emotsionaalselt tegelikult, noh ja muidugi ka lihtsalt füüsiliselt, et no mõlemad tahavad tähelepanu ja kuidas seda kõike teha. Et teie igastahes olete kuidagi väga vaprad, et te tegite veel 3. ja siis ikkagi ka ei loobunud veel, et vahed läksid küll veits pikemaks, aga see teid ei hirmutanud. Ühesõnaga, nagu selline väike lapse iga siis, kui on palju väikeseid lapsi. Ja see on huvitav, et tõepoolest, et kui juba selline 3. lapsest oli juba seal üle 2 aasta möödas, siis tundus, et ju täitsa suured juba. Et oleks aasta varem selle peale mõelnud, siis oleks tundunud, et see ei ole võimalik lihtsalt, aga siis oli mingist sellisest põhimõttest või mingist idee algest sai ka lähtud, et aga peale 3, et mis saab enam keerulisemaks minna. Et siis juba ju mõni suurem seal mängib väiksemaga ja see on ju protsentuaalne ju kasvu ka nii väike, et kas see oli, peaks saama hakkama küll. Kas nii oligi, et mõtlesite nii ja nii oligi, et milline hüpe see võib-olla kõige keerulisem oli? Ikkagi ilmselt see, et 3. väike veel juurde, see oli ikkagi raske. Aga kui see üle elad, siis eks ole, ütlen juba aasta või 2 tagasi vaadata, siis juba kõik tundub päris positiivne. Aga päris palju sõltub vist ka lastest või ka sellest väiksest lapsest, kes tulevaks, et esimene laps näiteks oli, tal oli kogu aeg midagi häda. Ühesõnaga, ja ta andis sellest väga häälekalt märku ja ta ei maganud ja ei midagi sellist. Ja loomulikult oli see keeruline, aga näiteks teine laps, tütar, esimene poeg, tema jälle oli kogu aeg väga, väga rahulik, väga heatujuline ja mis nii viga. Et eks siis see ilmselt ei võtnudki julgust 3. jaoks väga vähemaks on ju. Pigem oli vastuvõeti, et pärast esimest, et kas julgeme selle teise üldse teha, selline mõte oli või? Jah, kindlasti oli. Aga samas ma arvan, et see üks selline põhimõte meil vist abikaasa on küll kogu aeg olnud, et lapsed meile põhimõtteliselt meeldivad ja ilmselt suurt pere tahaks. Mina küll alguses ei arvanud, et võib-olla nii suurt, ilmselt isegi tema mitte. Ma just seda tegelikult tahtsingi küsida, et kas te saite kokku, ütlesite tere, abiellume, kuule, teeme kohe 6 last, et kas see oli otsustatud kohe alguses või kui see kujunes aja jooksul? Ma ütlen, see kujunes ikkagi kogu aeg suudad seda ühte veel ette kujutada. Näed, niimoodi võib 6-ni jõuda küll. No siis ma küsin, et kas plaanis on ka 7? Ja oligi huvitav, et eks ole nüüd 6. lapsu sündis 2019, siis abikaasas oli just sai 38, eks ole, samal ajal. Ja siis igal juhul mäletan, et kui me käisime väikse beebiga, siis Tartu Ülikooli kliinikumis esimesel vastuvõtul, ma mäleta, kui väike ta siis paar nädalat või millal see on seal. Et siis seal olid ka inimesed väga sellised entusiastlikud ja sest, et laps on terve, ema on terve, kõigil on tuju hea ju, et eks näeme siis varsti jälle. Siis me ise muidugi naersime seal, et ei tea, vaatame on ju. Kas hetkel ei ole plaanis, jah. See on nii. Aga see on see. Kuidas läheb? Kivis ei ole mõtet raiuda. Ei ole, jaa. Ei, see on õige, sellepärast, et mina olin tegelikult päris tükk aega päris kindel, et 2 lapsega pereks me jääme. Aga kuna minu abikaasa oli ka kogu aeg sellise ellusuhtumisega, et neid lapsi võiks olla 3 või 4 või ükstapuha kui palju on. Aga mina olin selline, sorry, ma olen siiski väga tubli olnud, mul on 2 last ja nüüd ma teen tööd. Ja kõik teadsid seda, et mina olin väga oma tutvusringkonnast nii-öelda kuulutanud seda, et ei, et 2 mul on tehtud, ma olen väga tubli. Siis kui me tulime selle uudisega, et 3 tuleb, siis kõik olidki siuksed
mis teie, Karin? Ühesõnaga jah, et ei ole vist väga tark käia ja kuulutada väga kindlalt mingeid asju, on ju. Pärast jääb võib-olla jah. Pärast on teistel hea öelda, on ju. Sa ütlesid ju nii. Kuigi see hirm on vist alusetu, et endast tobeda mulje jätad. Jah. Elad oma elu ju. Võit on ikka suurem, jah, kui see väike selline see, et ei tea, mida siis teised arvavad, või ise ju ütlesin, et rohkem enam ei tea, kas jaksu või ei saa ju kindlalt mitte. Et, ma arvan, et elu tuleb ikka elada niimoodi. Nagu endale jah, kõige paremini tundub, on ju. Võimalikult niimoodi, et oled ikka saad endaga hästi läbi. Kas, kui sa mõtled ise enda peale isana, siis kuidas sa oled isaks kasvanud? Või kui sa mõtled päris alguse poole ja kui sa võrdled endaga nüüd või millised on sellised sinu õppetunnid olnud? No neid niimoodi huvitav oleks isegi analüüsida ja kirja panna võib-olla tõesti, mis need õppetunnid on olnud, aga see, et kui palju tegelikult lastele tuleks tähelepanu, eks ole, pöörata, nendega tegeleda, see teadmine on kõik nagu aja jooksul tulnud, et ma arvan, et ma olin ikka alguses üsna nii lootusetu, et last muidugi, eks ole, käärutasin ja niimoodi proovisin ikka siin-seal midagi teha, aga see nagu arusaamine, et kuidas koos aega veeta ja üldse mida see siis nagu õieti tähendab, et pere on kõige tähtsam ja see kõik on tulnud ikka väga niimoodi aja jooksul, et tuleb tunnistada, et ma ei teagi, millest see tuleb, et mõnele inimese puhul mul endal on jäänud mulje, et ta juba nagu niimoodi kohe alguses on kõik selge, aga ma ei tea, aga nüüd ma olen igal juhul ikka väga õnnelik, et ma olen asjale pihta saanud. Et mäletad ka, et alguse poole seal nagu osaga oli keeruline. Nad ütlevad seda vist, et emaks kuidagi rohkem sünnitakse, on ju, ja isaks nagu kasvatakse. Ma ei tea, kas see on tõsi või ole, sest mina olen ju ema, on ju. Et mina tean küll seda, et see instinkt ikkagi tuleb kohe alguses päris nagu suurelt, et kohe sa nagu tead ja kohe sa oled selle asjas täiega sees. Ja me just minu abikaasaga meenutasime ka, et esimese lapse puhul oli mingi selline hetk, et ma arvan, et Hugo oli, ta ei olnud veel aastane ja oli suvi, ta on sündinud sügisel, nii et ta oli siuke 8-9 kuune. Ja meil oli selline suvepuhkus, sest meil oligi tavaline formaat selline, et mina olin lapsega kodus on ju, ja abikaasa käis tööl ja siis vahepeal kõiki asju tegime koos, aga kogu seda koduasja ju juhtisin ikkagi mina. Ja siis meil oli puhkus maal, kuhu siis mu abikaasa naiivselt võttis kaasa raamatud. Sest ta kujutas ette, et hakkab raamatuid lugema. Ja siis meil oli seal selline esimene siuke tõsisem vestlus, sest et ta ei teadnud, asi oligi selles, et ta ei teadnudki, et mida tema nüüd nagu tegema selle lapsega peaks, sest neid asju olin teinud ju tegelikult põhiliselt ikkagi mina. Aga minul oli ju teine ettekujutus asjast, minul oli ettekujutus, et lõpuks on Rasmus ka, ma ei pea seda kõike üksi tegema, on ju. Ja siis Rasmus sättis ennast kuhugi raamatut lugema ja mina olin ikka selle lapsega, mul oli nagu see, okei, sorry, tähendab, niimoodi me selle asjaga nagu ei jõua kaugele. Ja siis me meenutasime seda, et siis ta nagu sai aru, et okei, et siin on ikkagi mingeid asju rohkem vaja teha. Praegu ammu enam neid küsimusi ei ole, on ju. Kas sul on ka mingid sellised asjad meeles? Just ma sellist nagu konkreetset lugu, et puhkusel niimoodi mulle ei meenu, et see tuli ikka vist kuidagi koduste tegemiste käigus, aga see mu ettekujutus, ma mäletan küll, oli see, et kui on näiteks ongi puhkus või üleüldse isegi õhtul, et nüüd ma vahetan tööaja nagu vaba aja vastu, et on see, millega mina nüüd tegelen, eks ole, aga siis selgus, et ikka midagi muud on ka vaja teha ja aga lõpuks, kui see nagu teadmine tuleb, siis võiks öelda, et nii kodus, eks ole, pereelu läks paremaks, paarisuhe, omavaheline läbisam, lapsed muutusid rahulikumaks, et see arusaamine on ka tulnud, et ilmselt mida selline harmoonilisem keskkond ja et seda rõõmsamad on kindlasti ka lapsed, et võib-olla esimene oligi sellepärast nii rahutu, et
et alles tundsime, et ise ka nagu jah. ei saa hästi ikkagi seda kuidagi niimoodi tasakaalu asju. Uutesse rollidesse ennast sisse elada, on ju. Kui kaua te üldse enne esimest last oma abikaasaga koos olite või kas teil, kuidas sa tunned, et selline aeg oli teil või ei olnud? No seda aega ikka oli, aga mitte nüüd jah, nii väga kaua, et üks kui me olime aktiivsemalt niimoodi koos tegutsenud, et vähem kui aasta pärast seda siis eks ole, hakkas laps vaikselt tulema ja siis no ütleme jah, siis umbes 1,5 aastat võib-olla pärast me sellist tõsisemat teineteise leidmist siis ka sündis esimene laps, et tõesti see aeg võib-olla oli nagu väike, aga noh, samas see võib-olla oluliselt ei mõjuta nagu seda muidugi, et kui head on see vanemlikud oskused või kui hästi selle lapsega nagu hakkama saada, et seda me ilmselt ei oleks nagu koos õppinud selle jooksul. Kindlasti. Eks ta ongi vaata nii suur üleminek ju sellest, et sa oled ise laps, oled ise noor, elad kogu aeg ainult ju ise endale, siis sa leiad kaaslase, noh, elad talle, aga elate koos tõenäoliselt ikkagi sellist suhteliselt vaba elu on ju, millist sa tahad, teen seda, mida täna tahan teha, lähen kinno või olen kodus või teen, mis pähe tuleb, on ju. Et see laps esimene laps tegelikult muudab seda dünaamikat võib-olla noh, selles mõttes kõige rohkem, et edasi tuleb lihtsalt nagu veel veits juurde, on ju. Aga see kogu kontseptsioon ühisest toimimisest muutub selle esimese lapsega nii suurelt minu arust. Ja mina vähemalt mäletan, et mina ise inimesena tegelikult hästi muutusin, kui ma sain lapsed, esimese lapse toredamaks, ma arvan muide, paremaks inimeseks ka. Et kas sa oskad ka enda puhul võib-olla välja tuua seda noh, sellist, et jah, muutusin? Tahaks loota küll. Sest ega mul ei olnud sellist võib-olla sellist sisemist visiooni ka ei olnud nii hästi ju paigas, et mis siis väärtused elus on kõige tähtsamad ja see on tulnud, aga ta ei tulnud just, ma tahakski öelda, et ega esimesega niimoodi kohe ei tulnud ikka, et teisega veel võttis ja no kolmandaga ka veel, et siis ma ütleks, et minul see võttis ikka aega rohkem, et pärast lapse sündi ei ole esimene mõte see, et nüüd kutsun sõbrad kokku ja tähistame, eks ole, siin järgmisel päeval, et kastame titevarvud või et jess, et laps sündis ja nüüd on nagu pidu, eks, et see on see kõige tähtsam aeg, kus siis aidata, eks ole, naist, kes on väsinud ja olla perega koos ja nii edasi, et see on esimese lapsega veel seda kohe niimoodi kohale jõudmist ei tekkinud. Aga kui sa mõtled oma enda isa peale või oma enda vaata kodumudeli peale, kus sina pärit oled ja võrdled ise endaga, siis kuidas sa seda kirjeldaksid? No mul, ma olen, eks ole, oma peres kõige vanem laps. Mäletan, et niimoodi väiksena, et mulle väga meeldis, kui me käisime kogu perega, näiteks käisime 2 korda autoreisil Norras seal 90. alguses ja need olid sellised head ajad, isa oli ka, aga hiljem ema ja isa lahutasid, tegelikult neil juba see omavaheline selline läbisaam ja koos tegutsemine oli kehvem juba varem ja isa siis väga vähe oli teda üldiselt nagu kodus, et ega sellist ma arvan, et ei saanud nagu väga sellist head mudelit ette, aga teistpidi ütleks, et see on võib-olla mu enda arusaamu nagu pikas perspektiivis hoopis kinnistanud nagu sellises natuke teises suunas, et mis on tegelikult oluline, et mingil juhul siis nagu enda pereelu ja ka see, et mida siis lapsed näevad ja et see oleks nagu ikkagi hoopis just teistmoodi selline nagu heas mõttes. Kuidas sa neid väärtusi oskaksid sa sõnastada, et mis on võib-olla sinu jaoks või teie jaoks perena
need põhiväärtused, millest kuidagi alati tahaks lähtuda või mis on see kindel vundament? No üks hästi kindel asi on see, et kõigil on nii-öelda õiglaselt oma aeg, oma ruum, oma õigused, eks ole, rääkida, kaasa rääkida, arvamust avaldada ja et kui vähegi on nagu sellised pere koos tegemised, et siis tahaks, et nii-öelda keegi ei jääks sellest nagu maha, vaid et kõik saaksid osaleda, ehk siis ongi, et ühest küljest, et kõik on nagu inimesed, lastel on sama palju õigusi kui täiskasvanutel, kuigi neid tuleb vahel nagu suunata, eks ole, et mõnda asja ikkagi nad võib-olla ei tea veel päriselt, mis neile pikas perspektiivis hea on. Ja just selline koos tegemist nagu teha nii palju kui võimalik. Muidugi, ega praktikas ei ole see nii lihtne, et suuremad ei taha võib-olla väikeste põnnidega tehtavad tegevused on igavad ja siis tuleb tihti ikkagi nagu loominguline olla, et kuidas teha siis kas komplektide kaupa või mida siis nagu teha koos või mis need nagu nüansid seal on, et võib-olla matkarajal saab tõesti käia kõigiga koos, et eks tuleb ise neid väiksemaid kantseldada, suuremad jalutavad oma ette, aga noh, teistpidi nagu võib-olla teatrisse sama etendust vaatama ei lähe või ka nagu reisi sihtkoha mõttes, et juba ühel meeldivad ühetisel teised asjad, aga vähemalt kõik saavad avaldada oma arvamust, mida nad teha tahaksid. Aga kas siis teete nii, et ikkagi peavad suuremad natuke kaasas käima ka nende väiksemate asjadel või vastupidi, et ikkagi kui on nüüd keegi suurem näiteks tahab reisi sinna Londonisse teha, siis tulevad need pisikesed kaasa ja pole midagi, kannatavad ära? No pigem võib-olla see, mis me oleme aja jooksul nagu õppinud, on see, et paremini ikkagi töötab see, kui mingid asjad teha eraldi. Ja siis jätta see, et mõned asjad teeme siis koos. Et ilmselt see ikkagi, me ei ole sellist nii-öelda sellist pere-linnareisi võib-olla ei ole nüüd nagu teinud, aga ilmselt seda ikkagi teeks nendega, kes seda reaalselt nagu naudivad, et seda küll, et ja juhul, kui ise läheks suurematega kaasa, et siis võib-olla väiksemad jätaks sellel reisil vanema hoolde näiteks, selle reisi ajal. Kui neid mitte kaasa võtta. Jah. Kas, mul tuli juba mitu küsimust siin vahepeal pähe ja ma juba unustasin oma esimesed ära. Kuidas te seda tasakaalu nagu hoiate kõige selle asja vahel, sest mulle tundub, et te žonglöörite vaata järjest rohkemate pallidega, sest et muidu on nagu, ütleme, töö ja pereaeg ja üks laps ja teine laps ja teile lihtsalt neid palle nagu kogu aeg lisandub, on ja. Et kuidas seda tasakaalu te hoiate? Kuidas teie suudate seda enam-vähem tasakaalus hoida? Selliseid erinevaid elu aspekte siis no hästi palju on minu puhul vähemalt kehtib see ja minust ka naise puhul, et pigem on ikkagi pere alati tähtsam kui siis need, ütleme, tööasjad või sest seal ongi, et tööasjadega või sellist teatud muid nii-öelda arendusi, mis ei ole lastega seotud, jõuab tegelikult väga hästi teha ka veel 5 või 10 aasta pärast vabalt, aga väikeste lastega enam, eks ole, seda koos olemise aega enam nagu tagasi ei saa, et igal juhul tuleb sellele panna nagu rohkem rõhku, kui on kahtlus. Ja mina ise olen pigem nagu seda tüüpi inimene, et selline rööprähklus mulle ei sobi, et pigem proovime teha vähe asju ja neid nagu teha hästi, et siis see selline mõõdukas koguses asjade ettevõtmine, et jõuaks tegeleda lastega ja siis võib-olla paar huvitavamat asja ikkagi nagu tööalaselt ka vahepeal ette võtta, et umbes nii ma proovin, et näiteks nüüd ongi, et kui on viimati ma olin ikkagi siin 1,5 aastat kõige väiksema lapsega olin kodus, et nii on ju lihtne tasakaalu leida, et kui samal ajal ikkagi väga palju nagu tööasju ei tee, et siis
siis jõuab nagu neid nagu mõnes mõttes mõlemaid teha, lihtsalt ühte teed vähe. Et noh, nii see nagu tasakaal ongi, et me oleme väga palju ikkagi pere asjadele panustanud võib-olla keskmisest rohkem. Kas sa paned tähele seda, et just meeste hulgas selline mõtteviis nagu sinul on teistmoodi või on sinu tutvusringkonnas selliseid mehi, kes seavad nii kindlalt pere esiplaanile versus karjäär? On neid veel? On neid palju? Pigem on vähe. Kindlasti on neid vähe, aga teistpidi on ka päris palju neid, kes põhimõtteliselt siis pere ikkagi väärtustavad ja kellel on endal ka 3 või rohkem last, et neid ikka on mõnevõrra ka. Aga see on ju üldse filosoofiline küsimus, et mis siis on elus õieti, eks ole, tähtis, aga mina selline ikkagi nagu inseneri taustaga inimene, et proovin nagu ratsionaalseid argumente kasutada, et eks ole, lapsi ja suurt pere tahaks, võib-olla tööalaselt tahaks ka teha midagi ära, aga et mis järjekorras ja kuidas teha, et seal on ikkagi väga lihtne, et lapsi saan, eks ole, ma saada praegu ja tegelda nendega praegu. 10 aasta pärast, eks ole, juba bioloogiliselt naisel enam ei ole see, eks ole, ei ole võimalik, on ju. Naist ma vahetada ei kavatse. Et järelikult tuleb siis nagu asju teha selles järjekorras ja samal ajal, eks ole, võib ju mõelda, et une või tervise või millega arvelt, et võiks siis ka proovida nagu nii-öelda nagu hullu panna igal rindel, aga ma arvan, et jälle pikemas perspektiivis see ei tasu ära, ja siis kui see nagu arutluskäik läbi käia, siis on nagu selge, et pere peaks olema nagu siin näiteks, ma ei tea, 30-ndates eluaastates tegelikult esikohal, et ühesõnaga minul enda jaoks on see lihtne, et mulle tundub see peaaegu nagu enamiku inimeste jaoks võiks see olla isegi selline põhimõte, millest selgelt võiks nagu lähtuda, aga selge see, et ei maksa arvata, et ma ei tea, et kui ma nüüd kuskil inimestele räägin, et kuulge, et nagu et kas te siis nagu et kas te nagu arvutada ei oska, et see on ju loogiline, et siis ma arvan, et see veel kohe nagu külge ei jaagi kõigile. Aga kas sa oled tundnud seda, tavaliselt küsitakse naiste käest või ütleme, ma olen kuulnud eriti ka kuskil nagu varasema, nagu praeguseks hetkeks vanemate naiste, kui nemad meenutavad oma aega, et kardeti seda, et nii-öelda vaata see rong läheb ära nagu, et mina olen siin nende lastega kodus ja näed, rong läheb ja mina lehvitan siin perroonil ainult on ju järele, et kõik teised lähevad edasi, et kas sina seda tunnet ei ole tundnud, et just nii-öelda see karjäärirong siis nagu liigub ära ja ma jään maha? No vot, pigem ma ei näe põhjust, et miks see on nagu selline rong, eks. Et kui seda nagu nii võtta, siis see võiks ju tähendada seda, et oletame, et sul on mingisugune, et see rongi reis kestab 50 aastat ja sa jõuad nagu üha nagu, ma ei tea, siis uutesse kõrgustesse. Aga kui me vaatame nagu tegelikkust, siis tegelikult ju ikkagi enamik inimestest jõuavad oma sellise karjääri tippu kuskil seal 40-ndates eluaastates. Et kui nüüd siis nagu küsida, et mis siis pärast 50 saab, eks ole, et kui sul ei ole, ütleme, et ei ole piisavalt tähelepanu pööranud perele, karjääri selline võib-olla tipp hakkab ka mööda saama, et mis siis nüüd edasi, et see tegelikult see rongi reis ei ole nagu nii lineaarne ja ka mitte igavesti nagu sama sellist joont pidi kestev. Ma arvan, et täiesti tegelikult see sellist kontseptuaalselt võib teha täiesti teistmoodi, et rahulikult ka 40-ndates, 50-ndates jõuda rongil, siis ütleme piltlikult öeldes samasse sihtpunkti. Kui mõned siis võib-olla natuke nooremana, et seal ei ole tegelikult takistusi selleks, kui lähtuda muudest tänapäevastest põhimõtetest nagu elukestev õppe ja eks nii edasi, et ju räägitakse kogu aeg. Et aga see ongi ka reaalsus tegelikult, seda on võimalik nii teha. Et meie ühiskond tegelikult vaikselt on võib-olla liikumas sinna natuke terviklikumas punkti, et vaata me
ju sellise noore ühiskonnana olime mingil hetkel väga sellised, et me peame nagu olema edukad ja tegema karjääri, on ju, tähendab see põhiliselt. Et nüüd võib-olla natukene on ka muutumas see mõtteviis, et sul võiks olla nagu kõik ja võib-olla ei pea nii hirmsasti kiirustama, on ju. Jaa, ma ütleks mõnes mõttes küll. Teistpidi, no jälle on nagu, võib-olla ei ole nagu see, et see ei tähenda, et nüüd kohe tuleksid sellised väga siis nagu pereväärtused näiteks nagu esile, et pigem mõeldakse võib-olla muude asjade peale, et mulle endal tundub, et see selline individuaalsus on pigem nagu mõnes mõttes nagu suurenemas hoopis, aga seda lihtsalt ei mõtestada mitte võib-olla nii palju, et hüppan sinna karjäärirongi peale, vaid et no kuidagi niimoodi, kuidas öelda, spirituaalsemalt või nagu sellise natuke nagu teistmoodi, et kuidas mina tahan olla rõõmus või need nagu sellised sõnumid on ju läbi enda mina, need on nagu väga, väga populaarsed, nii et see, et sa mõtled, et nagu karjäär ei ole võib-olla, et noored võib-olla väärtustavad see natuke vähem, kui tundus vahepeal selline materialistlikum suhtumine, eriti, eks ole, 90-ndatel kindlasti oli see ka nagu mõnes mõttes võib-olla ainuvõimalik peaaegu sellises keskkonnas. Et siis see ei tähenda, et nüüd see pööre on täpselt selles suunas, kuhu ma nagu kirjeldasin, et sest ega kui mõelda, et ise tahaks elada võimalikult, ma ei tea, lihtsat, mõnusat elu, selles mõttes lihtsat, et nii-öelda et saan teha, mida tahan, millal tahan ja nii edasi, et siis kindlasti see pereelu on midagi natuke muud selles mõttes, et see vajab ikkagi pingutamist, et ükski asi ei tule nagu niisama, et kas see teadmine, eks ole, kõigile kohale jõuab, on ju ei ole nii ilmselge. Sa ütlesid siin vahepeal, et nüüd 6. lapsega sa olid 1,5 aastat kodus isapuhkusel. Mul on kohe mitu küsimust, et miks see otsus tuli nüüd alles 6. lapsega? Ma olen aeglane ilmselt Eesti mees. Jõudsid 6. lapsega, et nüüd on aeg, et abikaasa läheb tööle ja sina jääd koju. Ja? Just, et ma olen nagu sellise poole kohaga niimoodi vahepeal varem ka olnud, aga nüüd, et nagu täispanga peal ikkagi. Vaat, mida see muutis, et sa, sul oli juba enne 5 last, on ja et sa tegelikult, ma arvan, arvasid, et sa tead juba tegelikult kõigest kõike, aga nüüd, kui sa olid päriselt temaga kodus, nii väikese lapsega siis ja nii pika aja jooksul, et kas sul oli seal midagi sellist, et okei, et seda ma nagu varem ei teadnudki või? No kõige rohkem ikkagi see, et see on justkui päevast päeva nagu sama rütm ja sa teedki seda, nagu see on selline nagu tõsine nagu töö ikkagi mõnes mõttes, et eks ole, lapse üles, seal teed süüa ja seal võib-olla koristad midagi ära, käid lapsega õues, mingi selline hästi nagu kindel rütm, eks ole, ja päevast päeva ja see ongi siis, oled üksi seal lapsega põhimõtteliselt ja siis ma sain aru, et kuidas, et kui naine seda mitu korda järjest ikka teinud ja väikestega, et siis, et miks ta siis nagu ärritus, kui ma näiteks koju tulin ja see, et ma olen nüüd väsinud, et sööks midagi ja nii on ja siis vaatas mind sellise mõrvarliku pilguga, et see, et kui niimoodi ma nagu kõrvalt olen just kui seda protsessi nagu toetanud varem, aja jooksul nagu ka ikkagi rohkem ajalises mõttes, et siis see, kui see nagu päriselt olin niimoodi ise ja täitsa üksi tulebki siis hakkama saada ükskõik, mis see olukord seal on parasjagu lapsega või kui ta nutab seal, et mida teha ja nii edasi, et ta küll õnneks väga palju ei nutnud, aga ikkagi. Et ja niimoodi teed seda rutiinselt ja keegi sind ei täna ka veel selle eest põhimõtteliselt ja siis tuleb see kogu see tüüpiline, eks ole, asi meelde ju, et mida nagu muidu tundub justkui, et võib-olla, et ma ei tea, et mis siis ikka ära ei ole. Ikka on natuke rohkem pingutust on sellega, et see ei ole see selline see nii-öelda see mittetasustatav töö justkui, et mida nagu siis tavaliselt naised kodus teevad, et see ei ole mingi naljaasi. Et ma arvan, et see teadmine on võib-olla põhiline, aga see ka, kui tore ikkagi lapsega on koos aega veeta ja nagu kui selline hea omavaheline läbisaamine läbi selle tekib ja siis te olete ikkagi
päris palju eeliseid on ka sellisel lapsega kodus olemisel. Kas sa tunned, et nüüd temaga on ka su side kuidagi ekstra tugevam tänu sellele, et sa oled nii palju temaga koos olnud või ei saa seda vahet? Ma arvan, et tegelikult on natuke vahet küll. Et ta ikkagi ka paljudel kordadel, kui kuskil midagi on, siis küsib ikka issi, et see on ikka rohkem, kui teistel oli seda. Yeah. Et tema jaoks issi on tegelikult sellisel mingites olukordades esimene valik, mitte emme. Jah, mitte muidugi ütleks, et tema puhul, et kui teiste puhul ikkagi üldjuhul nagu emme on olnud selgelt esimene, et siis tema puhul on nagu siuke 50-50 täitsa, jah. Et see on päris nagu tore ja mõnes mõttes mulle tundub, et ka nagu see ajaline panus, et kuna ikkagi me natuke mõnes mõttes võib-olla naisega õpetame nagu erinevaid asju või meil on erinevad nagu suhtumised, et noh, mina olen lapsega siin olnud hästi palju, ma ei tea, väljas, hüpanud, aga karanud, palli mänginud, igasuguseid selliseid asju, et see on kohe näha, et ta on selline, näiteks selline mingi liikumistahe või et näe, teeme koos neid kõhulihaseid või et see on hoopis nagu võib-olla teine, kui oli nagu teistel, eks ole, kes natuke teises rütmis tegelesid. Noh, teistpidi, kui ma mõtlen seda, see ei ole küll otseselt võib-olla selle sidemega nagu seotud, aga veel sellele nagu ajale, mis nüüd oli kodus, et tegelikult ma ikkagi väsisin suhteliselt ära mõnes mõttes juba sellest ju, mis ma tegin kodus, aga see ei olnud tegelikult päris võrdne ikkagi sellega, mida naine oli tavaliselt teinud, sest see, mida näiteks mingid asjad meil on üldiselt välja kujunenud, et nagu pesu pesemine või midagi, et see on ikkagi, et see põhiliselt nagu tema tegeleb sellega ja tegeles ka siis, eks ole, et siis ütleme, et sinu koormus kodus oli isegi veel väiksem kui temal. Jah, tegelikult oli ikkagi väiksem. Nii et siis seda enam ma võib-olla hakkasin veel kõrgemalt hindama seda tema senist panust ja ma arvan, et see selline asi igal juhul lisaks sellele, et mõjus hästi mu sidemele lapsega, eks ole, tugevdas veelgi võib-olla sellist vastastikust austust ja head läbisaamist, et sest naine ju ka rõõmus selle üle, et ikkagi ma nüüd nagu ikkagi kuidagi andsin siis ka rohkem ikkagi panust kui võib-olla varem selles mõttes. Sa mainisid seda rutiinset tegevust, on ju, et ma kuulasin sind ja mõtlesin, et tõenäoliselt vaat see rutiini taluvus sellisel perioodil, selle väike lapsega koos tegutsedes ongi tegelikult üks hästi oluline märksõna selle aja peale, et mul tundub, et need, kellel on natukene suurem see rutiini taluvus, tulevad sealt veidi tervemana välja kui need, kellel seda tegelikult on vähem. Et huvitav, kas see on õpitav või see on kuidagi inimese loomusest kinni, et kes seda rutiini paremini talub? Võib-olla on nii üht kui teist või kindlasti on ju mingid eeldused, aga eks see on paljuski ka suhtumise küsimus vist. Et kui ikkagi tahad head tulemust saada, eks siis tuleb ju pingutada. Teistpidi võib-olla see võiks seda ju avada nii, et kui tunned, et läheb liiga rutiini, tegelikult saab ju midagi ikka muuta. Et võib-olla neid tegevusi, mida näiteks lapsega teed või et jah, mingid asjad on rutiinsed, aga tegelikult saab muuta. Ja teistpidi ongi siis nagu suhtumine, kas sa mõtled seda kui rutiini või kui sa mõtled, et iga päev on ju tegelikult ikkagi eriline. Et see, aga jah, minu puhul näiteks ongi, et minu selline rutiini talus on tegelikult üsna kehv. Ma võin tegelikult nagu mõnda aega rutiini kannatada, aga ma ei tunne ennast seal nagu hästi ja võib-olla seal ei anna ka seda nagu parimat nii-öelda tulemust võib-olla sealt. Aga näiteks ütleme, see on võib-olla selline tööalaselt, eks ole, siis lähed sellesse mingisse ratta nii-öelda režiimi ära, väntad seal oma ratast rutiin lasta olla, siis olgu, et seda ma nagu kujutan ette, mingid perioodid väiksed on nagu olnud ka seda, aga lapsega ju nii ei saa, et seal on ikkagi vaja kogu aeg nagu täielikult kohal olla ja ma arvan, et samas see, et kui ta ise on nagu rõõmus ja tänulik ja areneb ja kasvab hästi ja see on tegelikult seda sellist tänu või tasu selle eest tuleb sealt nagu pidevalt tagasi, et see ikkagi aitab seda päris hästi, seda rutiini üle elada.
aga kuidas te suuremate lastega saate? No ma mõtlen, et minul on poole vähem lapsi, mul on 3 last ja niimoodi perena me toimetame hästi toredasti ja kõik see on nagu paigas ja me oleme ka hästi perekesksed ja paljud asjad on nagu sarnased. Aga ma ise tunnen seda tegelikult kõige rohkem, et ma tahaks nagu seda aega üks ühele nende suuremate lastega. No ja ma saan muidugi aru, et seda tuleb nagu võtta, aga ikkagi on ju, ütleme, argipäeva kool, on trennid, on mingid asjad ja nädalavahetused kuidagi ka libisevad ära, ehk et seda aega on nagu, ma tunnen nagu veitsa vähe. Ja teine asi, millest mina väga puudust tunnen, on see, et kuna meil on see väike ka 2, et me varem olime, meie pere asi tulenevalt võib-olla minust ka kõige rohkem oli see, et me mängime koos erinevaid mänge. Ja minule, ma õudselt ootasin seda ja väga nautisin seda, et kui lapsed, ehk minu siis Hugo ja Natali, kes said, ütleme, siukseks 4, 5, 6, 7, 8, et nendega sai päriselt mängima hakata. Mu jaoks oli see nagu, jess, nüüd me nagu mängime. Mitte seda, et põrra, vaid nagu päriselt mingeid mänge erinevaid. Juba seltskonnamänge. Ehk et ma kasvatasin ise endale mängukaaslased ja õudselt nautisin seda. Et nüüd ma ei saa mängida, sellepärast, et Stig tuleb ja lööb meie kaardid laiali või ühesõnaga kogu aeg on natuke see, et ma tunnen, et ma ütlen Hugole ja Natalile, oodake, kuulge, praegu ei saa, Stig on ju. Me ei saa praegu seda teha, Stig on. Et noh, oodake teie. Ehk nemad ootavad, aga kaua nad ootavad, sest ma hakkasin mõtlema, et Hugo on mul ka 15 on ju. Et noh, selleks hetkeks, kui Stig on sukene 5 on ju, on, ma ei tea, Hugo 18 on ju. Ta ei taha muga mängida siis enam neid mänge äkki. Noh, täiesti reaalne oht, sest ühest küljest võib ju mõelda, et see periood ju läheb üle. Praegu on enam-vähem samamoodi, et ega üldiselt ei saa, muidu mängisime ka rohkem lauamänge, aga praegu on see, eks ole, see, kus see väike on destruktiivne, no kuidas see mängib. Eks ole, nüüd kõik lendab on ju. Et tavaliselt ei õnnestu. Ja ma kuidagi tundub, et see on nagu see, et olgu, et kohaneme, et teeme siis mingi perioodi midagi muud, et vahepeal oleme tõesti isegi läinud nii lihtsalt teed, et vaatame koos nagu filmi, midagi sellist. Aga Ühesõnaga, teil on nats sama mure, jah? Jah, et ma jäingi mõtlema, et aga et kuidas seda probleemi siis lahendada, et ega siin sellist universaalset lahendust vist ei olegi, et igal asjal vist on oma aeg ikkagi ja ega siin mõnes mõttes pole ju midagi teha, et ju siis tuleb mingi periood ikkagi mingeid muid asju teha, aga tulles tagasi selle su küsimuse nagu esimese osa juurde, et suurematega aeg, see on huvitav, see nagu mulle tundub, et natuke kujuneb minu puhul nagu aja jooksul, sest mu, eks ole, kõige vanem poeg, Eerik, tema on nagu selline suur tehnika ja IT huviline, ta ehitab endal seal mingisuguseid neid Tesla torne, mingeid muid elektroonikat seal ja programme kirjutab seal ja nii edasi, et need on ka nagu sellist valdkond, millega mina olen suhteliselt hästi nagu kursis ja siis ikka on see, et niimoodi sujuvalt, eks ole, ütleb, et issi tule vaata, et me oleks vaja midagi siin arutada ja siis see tund aega, üks päev, tund aega, teine päev ja see tekib niimoodi, et täiesti nagu sujuvalt ja teine asi on see, et ma ise tahaks vahepeal minna välja näiteks, et suusatama või niimoodi liigutama ennast, et siis üldjuhul paljud ikka lastest siis kipuvad natuke hädaldama, et nad täna ei viitsi või nii ja naa, aga siis enamasti ikkagi nagu Eerik tuleb hea meelega, sest siis on jälle see, et koos seal näiteks suusatame mingi tund aega ja siis ta saab samal ajal rääkida mulle ka oma mõtetest seal mingi tehisintellekti või mingisuguste muude nagu teemade osas. Siis jällegi tütrega on jälle nagu mõned teised teemad, kus on ta mõnes mõttes ise võib-olla ei tahagi nii palju asju koos teha, aga mingeid asju ikka on vahepeal, et tahaks koeraga jalutada või mingisuguse raamatu kohta küsida, et ühesõnaga ma olen püüdnud lähtud nagu sellest, et neil on nagu sellist oma mingid huvid ja siis nad tahaks nagu nendel teemadel midagi arutada või koos teha ja siis ma olen pigem nagu lähtunud sellest, et pole nii väga pidanud midagi nagu planeerima isegi vist, et nüüd lähme just sinuga ja teeme koos, et mulle vähemalt endal tundub, et
et need kujunevad üsnagi spontaanselt selles mõttes, et lapsed ise avaldavad soovi, mida nad tahaks teha nüüd koos või mille jaoks nüüd issi sind just on vaja, et ja siis me teeme. Aga vahel sa ei märka seda, et ja, näed, Eerikuga olen nüüd juba nii palju, näiteks täna, eile igast asju teinud koos ja võib-olla teise tütrega ka mingeid asju, aga siin 3. või 4, issand, millal me viimati midagi tegime, et kas selliseid hetki on? No vot, ega kui ju täpselt ju arvestust ei pea, aga kõige rohkem ma võib-olla kardangi seda, et mis võib nagu olla, on see, et kuni nad annavad ise märku, et issi tahaks nüüd midagi teha koos või et sa pole minuga üldse või sa tegid seal, ma ei tea, Eerikuga, eks ole näiteks, et siis, väga hea, et siis püüame teha. Aga et kui nüüd on nii, et nad ei ütle, aga lihtsalt tunnevad ennast halb, see on halb, et siis seda peaks nagu justkui suutma ise siis nagu juhtida või jälgida kuidagi, et ja väike ohtu ma pean mõtlema selle peale. Kas on, ma tahtsin küsida, et kas meenub sulle, et on olnud kellegagi mõni selline hetk, et oi, et tema vist on tegelikult natuke hädas, on ju, aga me pole märganud, sest pole jõudnud lihtsalt. 3. on ikka korduvalt olnud selliseid asju Henriga, et mõtleme, et nüüd oleme, see on meil mõlemal kusjuures kuidagi abikaasaga olnud, et mõtleme, et kuule, et oleme siin, eks ole, nendega teinud seda või teistega teist asja, aga et jälle kuidagi, Henri on jälle jäänud kuidagi siin vaeslapse rolli, et keegi ei ole nagu temaga tegelenud, et aga siis mõtleme midagi välja, et nii, Henri, mida sa teha tahaks, et vahel on, aga mul on tunnud, see viimasel on paremaks läinud, et on neid asju rohkem, ta osaleb ise hea meelega kõiges muus ja ma just tahtsin küsida, et kas Henri karakteri poolest on võib-olla sellisem tagasihoidlikum ise ka, just. Et ikka ongi ju need, et tähelepanu pööravad või saavad endale need, kes ise on väga aktiivsed või siis siuksed troublemakerid on ja, et kellega sa pead lihtsalt et sa pead pöörama tähelepanu. Ja siis need, kes on nagu tublid ja tasased kuskil tagaplaanil on ja jäävad kogemata välja radarilt on ju. No vot, ei tuleb tahaks öelda, et nagu püüame ikka jälgida, aga samas ega 100% garantiid ei saa olla, et aga üldiselt, kuna me oleme ikkagi, eks ole, ju palju kodus ja perekesksed, et siis ikka märkame enamasti ja võtame midagi ette, jah. Aga kas teil sellist sõprade jaoks aega ka veel jääb? Et on teil sellised sõbrad ja ma ei tea, peod või ühised käimised või on nii, et kogu aur läheb tegelikult pere pluss töö ja... No vahepeal oli küll tunne, et nagu väga ei jää, aga kuidagi see on ikkagi kujunenud rohkem nii, et sõpradel on ka ju, eks lapsed tänapäeval ja valdavalt ikkagi on see vist nii, et enamasti, kui on juttu, et teeks koos midagi, et siis see üks selline lihtsamaid lahendusi on ikkagi see, et me kutsume endale külla, siis me ei pea ise kuhugi nagu minema. Et see ikka saab teha midagi. Et mitte nagu võib-olla selliseid mingeid pikemaid nagu ärasõite kuhugi, aga see, et saame kokku ja mõnusalt jutustame koos või tõesti näiteks ka õhtusel ajal mängime lauamängud, et seda ikka õnnestub. No ka kuidas te siis veel oma vahel aega leiate? Kas päriselt reaalselt on see ka veel kuidagi võimalik, et nüüd emme ja issi panevad ilusad riided selga ja lähevad teatrisse näiteks? Jällegi tundus, et vahepeal nagu arvem, aga nüüd on jälle, eks ole, kõige väiksem laps on nüüd 2 ja samal ajal on selline usaldusväärne lapsehoid ja siis vanema tütre nimel on siis 4 poega ja 2 tütart, et vanem tütar sai nüüd 14. Väike on siis 2. Ja et suur saab üldiselt väikest toitud küll ja siis ka nagu 5-aastasega seal hakkama, et nii me ikka vahel lipsame välja. Tartus ju saab käia teatris ja kohvikus ja aga meil on üks selline teine nagu võib-olla väike nagu heas mõttes traditsioon, mida me tegelikult teeme koos, et alati kui võimalik, üldjuhul see ikka vähemalt on paar korda nädalas. Me teeme siis selle väikse lapse lõunase magama, talle meeldib magada nagu kärusõidu ajal üldiselt õues. Ja me
alati, kui vähegi aega on, siis me käime selle lõunase jalutuskäigu, teeme siis nii, et teeme naisega koos. Siis meil on kuskil 45 minutit või tund selline, kus me saame rahulikult jutustada, plaane teha, üksteisega suhelda ja noh, laps jääb siis ka magama, sest me ka just, et seda nagu aega oleks üksteisele ja sellisteks nagu olulisteks tegevusteks, et siis meie selline üks põhimõte on nagu aastaid nüüd olnud, oleme proovinud seda nagu efektiivselt sisse seada, on see, et võimalikult vähe ikkagi aega logistikale kulutada. Ja siis me olemegi nagu praeguseks ajaks jõudnud sinnani, kus, eks ole, lastel, kool ja lasteaed on 10 minutit jala kodust, trennid põhimõtteliselt saavad ka ise käidud tänapäeval kõik ja huviringid. Et on ka nagu lähipiirkonnas ja siis tegelikult nagu seda sellist aega, kus me saame midagi koos teha või noh, eks ole, abikaasa käib ka, tööl käib ikkagi poole kohaga, natuke üle poole seal on koolis õpetaja, et siis tundide arve nii tuleb nagu välja, et no tegelikult meil see ajaga, ma ütleks, et on päris hästi, et me suudame leida ikkagi nii teineteisele kui lastele ja et kohati muidugi on, jah, see vajab natuke niimoodi läbimõtlemist ja sellist nagu tahet, et noh, nüüd teeme, et kogu aeg see nagu väsind, eks ole, siis ei ole seda energiat kohati ka, aga noh, õnneks ei ole seda nagu väga tihti selliseid perioode. Et ma arvan, et jah, praegu kuidagi see, kui ma need asjad nagu saatsin tasakaalu ja ka siin lapsi, eks ole, on küll 6, aga kui süsteem nagu hästi töötab ja kõik nagu sujub, siis üldiselt ikka saame teha üht koma teist. Nädalavahetused jõuate siis ka teha mingeid niisuguseid huvitavaid asju või läheb tegelikult sellise, ma ei tea, et koristame ja peseme pesu ja niisuguse tavapärase peale või jõuate mahutada sinna veel ka midagi sellist lõbusat? Kuidas kunagi. Või teete pesu pesemisest lõbusa mängu? No, vot see oleks ka hea mõte, aga seda ei ole veel teinud. Üldiselt on nii, et käime ikkagi ühel päeval vähemalt proovime, mitte võib-olla ka alati kõigiga, aga käia korra maal ja värsket õhku hingamas või siis niimoodi kuskil muidu nagu looduses ja võib-olla siis mängida mõned vähemalt lauamängud koos, aga see tihti kooli ajal on ikkagi see, et proovid vaata, et lapsed peavad millalgi jõudma, eks ole, ära õppida, kodutööd ära teha, toa korda panna, vaadata, et kõik oleks siis nagu niimoodi üle käidud ikka korra nädalas puhas ja et see on, et vahel ei jõua ka. Et vahel on tõesti see aeg nagu nädalavahetus läheb niimoodi üsna sujuvalt ära, aga ikka proovime midagi teha. Ja see alati ei jäägi võib-olla selle taha, et nagu lihtsalt ei jõuaks, vaid et vahel on hea ka niisama puhata. Et ei pea kogu aeg tegutsema. Jah, mõtlema, et see peab olema päevakava ja 4 punkti programmis, et nagu vanasti bussireisidel. Lisaks kõigele sellele oled sa teinud ka sellise MTÜ, võib-olla mitte üksi on ju tõenäoliselt, või üksi päris, mille nimi on Pere Sihtkapital. Tegelikult see MTÜ, kus me oleme sellised ühiskonna nagu peresõbralikkuse teemad ajamist omal ajal alustasime, see on MTÜ Lasterikkad isad, mis on ka siis üks 3 siis Pere Sihtkapitali asutajast. Teised on siis Lasterikaste perede liit ja naisliit. Ja see on, mina küll praegu nüüd samal ajal, kui ma olin siis väikse lapsega kodus nüüd, siis oli, eks ole, mul oli nüüd natuke aega juba sellist IT-valdkonnast nagu puhanud ja mõtlesingi, et tegelikult neid selliseid asju, mida proovida siis ühiskonnas paremaks teha või Eesti elu kuidagi nagu aidata, et mõte on siin mitu aastat olnud, et midagi nagu võiks nagu teha. Aga ei olnud sellist võib-olla väga häid ideed olnud. Aga kuidas teha? Kuidas ja mida täpselt teha, et nagu ma ka enne ütlesin, et
ma olen võib-olla seda tüüpi inimene, et ma pigem ei võta väga palju asju korraga ette, vaid nagu vähem ja siis prooviks nagu hoolega valida neid ja siis teha neid nagu hästi. Et siis kuna see pere sihtkapitalil see mõte tekkis, et seal oleks vaja ühte inimest, kes siis aktiivselt asju ajaks, siis ehk siis prooviks leida neid lahti mõtestada probleeme, leida lahendusi, et kuidas sellist Eesti järelkasvu ja peresõbralikkust nagu siis suurendama hakata. Oli nagu inimest vaja, kes neid asju ajaks, siis kuidagi õige ajastusega ja see kõik nagu klappis kokku, et praegu tõesti me sellega ka aktiivselt tegeleme, et oleme päris mitmeid, eks ole, uuringuid teinud rahvastiku ja igasuguste väärtushinnangute peresõbralikkuse teemal ja suhelnud siis, eks ole, valitsuse poliitikutega, tutvustanud neile teadmisi, mida me oleme siis hankinud ja noh, püüame siis leida ka neid kohti, kus me saame siis võib-olla sellises nagu ühiskonnas seda kandepinda siis nagu laiendada. Mis on põhilised asjad, mis on näiteks välja tulnud või kus on vaja mingit muutust või millist sisendit te näiteks valitsusele olete viimasel ajal andnud? Üks huvitav asi on see, et päris palju erineb just noorte siin kuni 24-aastaste igasugused suhtumised peresse ja lastesse erinevad nagu vanematest vanusegruppidest. Üks asi, mida et ütleme, et nende jaoks on oluliselt vähem oluline saada näiteks lapsi ja nad arvavad ka näiteks, et Eestis sünnib täitsa piisavalt lapsi selleks, et nagu rahvas püsiks ja nii edasi, et sellised asjad, mis nagu mõnes mõttes meile just teevad nagu muret meie nagu eesmärkide mõttes, et meil siin ikkagi rahvas elaks, kasvaks ja õitseks, eks ole, ja oleks ka siin 100 aasta pärast vähemalt siis sama nagu nii-öelda rõõmus ja arvukas eestlaste pere kui täna. Et see selline, et see on üks võib-olla selline oluline asi, kuigi tõsi me ei tea, et kas see on nagu, kuna sellist moodi nagu neid andmeid ei ole väga süsteemselt niimoodi võib-olla aastakümneid ju kogutud, et siis me ei tea nagu täna täpselt seda, et kas see on nagu normaalne, et inimestel nagu aja jooksul need nagu muutuvad, see, kindlasti see ka mingil määral on, aga kui suurel määral või on see nagu asi, mille pärast nagu muretseda, sest me teistpidi teame, et näiteks Põhjamaades on selline vabatahtlik lastetus või laste mitte soovimine on näiteks järsult nagu suurenenud viimase 10 aastaga. Et kas see nagu ootab ka meid või mitte, et need on nagu need sellised küsimused, aga tuleb üks selline üksik huvitav nii-öelda võib-olla üksik küsimus meelde, mida just siin, kuna eile just vaatasime siin oma vahel, et mis siis need 2021. aasta sellised võib-olla top 5 nagu leiud olid, et mida me siis teada saime. Et üks asi oli kindlasti see, et Eesti inimeste jaoks on siis nagu ühiskonna selline vaenulikkus ja lõhestatus või kogu see polariseerimise teema, millest nagu palju juttu on, et see on märgatavalt, nagu nähakse seda märgatavalt olulisema probleemina kui näiteks seda, et palgad on väiksed või et nii-öelda sissetulekud on väiksed, et järelikult see on nagu suur probleem, see on võib-olla selline üks asi, et mis me nagu sel aastal tõdesime, aga saame andmetega nii-öelda näidata. Aga teine asi, mis rohkem nagu peresid puudutab, on see, et küsimus on siis, et kas te leiate, et Eestis on siis lapse isaks sobivaid mehi liiga vähe, kui küsida naistelt või siis ka meestelt, et lapse siis emaks sobivaid naisi liiga vähe. Et kui küsida arvamust inimestelt sellel teemal, siis tuleb välja, et hämmastavalt
vist naistest peaaegu 40% vastasid, et pigem jah või kindlasti jah on tõesti liiga vähe. Mis näitab, et juba see sellise hea võib-olla paarilise leidmine, et ei olegi nagu niisama lihtne. Ja kusjuures jälle teistpidi, et ka meestest vist peaaegu veerand vastasid ka, et ka neid nagu naisi ei ole siis piisavalt, keda siis tahaks nagu lapse emaks, et paneb nagu mõtlema, eks ole, et mis suunas siis ühiskond nagu läheb või milles on see probleem, et kas on siis ebarealistlikud ootused või inimesed või siis ongi sellised kas väärtushinnangud võib-olla inimestel sellised, et nad siis ei näita, et nad oleks nagu pereelus võib-olla suure potentsiaaliga või vot see on üks selline huvitavam avastus, mis võib-olla praegu meil tuleb, et mida kindlasti on vaja nagu põhjalikumalt uurida, mis selle taga on, et milline siis see mees või naine peaks olema, keda siis nähakse, et ta võiks olla siis see lapse siis isa või ema, et keda siis nagu oodatakse, eks, et see on kindlasti üks väga huvitav nagu küsimus või ka probleem, mida uurida. Aga rääkida, et nagu soovitustest valitsusele või mida nagu riik saaks teha, siis ühest küljest, eks ole, meil on hästi toimiv vanemahüvitis ja teatud sellised ja on ka mis siis ka näiteks koroona ajal aitab siis, kuidas öelda, annab inimestel kindlustunde, et tegelikult nad võivad näiteks lapse saada, et kuna ikkagi hoolimata sellest, et näiteks mingil põhjusel palk vähenes või tuleb hakata uut tööd otsima, et siis on ikkagi mingi tulukindlustus ja siin on üldiselt on nagu muud sellised paljud tingimused on ka täidetud, et võib öelda, et nagu Eestis on päris hea ju lapsi kasvatada. Et siis ongi küsimus, mida siis nagu soovitada, et siis tegelikult nagu põhiliselt me saame siis soovitada ikkagi seda, et asju, mis otseselt aitaksid siis saada üle sellisest võib-olla ebakindlust või mingitest muudest takistustest just mis nagu sündimust nii-öelda on takistused sündimusele. Ehk siis näiteks on meil ju aastast 2016 on kolmanda siis lapse, eks ole, või see lasterikka pere toetus. Et kolmanda lapsega, eks ole, makstakse siis täiendavat toetust, mille puhul on näha, et see väga hästi mõjus tegelikult siis inimeste sellisele kindlusele seda kolmandat nagu last, eks ole, saada, et nagu aitab nagu peres võib-olla potentsiaalselt vähenevaid sissetulekuid või seda, et ei saa nii palju keskenduda karjäärile, seda nagu katta, seda vahet mingil määral. Et meie siis üks põhiline soovitus ongi see, et kuna esiteks elukallidus praegu suureneb märgatavalt ja ka palgad suurenevad, et siis nagu see kolmanda lapse toetuse mõju hakkab oluliselt vähenema, et seda tegelikult tuleks nagu tõsta, sest see on näha, et see töötab hästi ja just, et kui tihti võib-olla 2 last ikkagi ju see on selline nii-öelda see vana üsna ammust ajast olnud mudel, mis ei vaja üldjuhul, ma ei tea, suuremat autot, suuremat korterit või maja ja võib-olla ka ei ole nagu selline, ei pea nii palju pingutama, ütleme siis võib-olla seal selle perele aja leidmise nimel, et see sama 2 lapse nagu mudel, et see võib-olla, et me ei näe, et kuidas seal võib-olla nii väga palju nagu kaasa aidata, aga et just, et kui juba nagu 3, eks ole, et siis nagu seda toetada ikkagi rohkem, et see on nagu võib-olla see on üks põhiline asi ja teine on kindlasti siis see sama väärtushinnangute küsimus, et tuleb nagu uurida ja heas mõttes nagu otsida neid lahendusi ja heas mõttes nügida siis neid selliseid, et siis see minast saaks nagu meie perekonna mõttes ja võib-olla ka sellise
ühiskonna tunnetuse mõttes, et me keegi ei ole nagu saar või siin maailmas, eks ole, ju üksi, et mis saab tulevikus, kas meil on siis lapsi, järelkasvu, nii-öelda kõik see selline, et see muutuks nagu selliseks kõrgemini hinnatud väärtuseks. Muidugi see ei ole jälle see, et eks ole, et otse lähed kellelegi ütlema, et su väärtushinnangud on valed, vaid on ju, et see ongi nagu selline mingisugune pikem süsteemsem töö, et kus neid häid mõtteid, häid lahendusi me nagu otsime midagi konkreetset siis nagu meetmetena soovitada, et kus midagi ette võtta näiteks, et see sama, et kui võib-olla inimesed, võtame näiteks see sama, et tegelikult see, et kui ei oska nagu partnerit leida, eks ole, näiteks, või ei leia, et oleks mingit head partnerit, eks ole, et see mõnes mõttes on see mingisuguste oskuste ja asjadega arendatav, et on võimalik lülitada ma ei tea, kooliprogrammi. See on lihtsalt näide, et tegelikult on nagu neid, kui hakata nagu otsima, eks ole, neid probleeme ja nagu lahendusi mõtlema, et tõenäoliselt neid on nagu olemas, et see on üks asi kindlasti, millega me tegeleme, et see on, ma arvan, et see on nagu selline tegelikult oluline teema võib-olla Eesti rahva jaoks, et ta ei ole selline iga päev nagu pildis olev asi, nagu majanduskasv või keskmine palk või töötus või midagi sellist nii-öelda akuutsemat justkui või selgemini arusaadavat, aga keegi peab selle pika perspektiivi peale ka mõtlema ja ma loodan, et me saame siin midagi nagu ära teha. Kas oma lastega kodus on olnud ka juttu, et millist peremudelit või millist perekonda või kui palju lapsi nemad endale tahavad? Kas mõne lapsega on olnud? Tegelikult see on niisama ka naljaga pooleks vahepeal ikka nagu küsime, et kuidas, et mis te arvate. Seal huvitav on see, et näha, et see ei ole ilmselt ikkagi nagu välja kujunenud päris nagu sellistes vanustes, et seal varateismelised või nooremad, et üks päev võib tulla vastuseks seal, et mitte ühtegi 2 kuni, ma ei tea, 7 või ühesõnaga, et muutub. See muutub, et see vist ei ole nagu sellist selget nagu arusaama ja see ei ole ka nagu asi, kus teeks ajupesu või tambiks nüüd, et kuidas täpselt peab olema, vaid pigem ikkagi, et nagu lastel muudega asjadegagi ju, et tahaks, et kõige paremini vanemana ilmselt on õnnestunud siis, kui sul on õnnestunud aidata leida neil see oma mingisugune siuke oma tee üles või asjad, mida meeldib teha ja et nad siis saaks neid nagu hästi nii-öelda teha selles suunas liikuda, et ma arvan, et eks see pereeluga on nagu samamoodi, aga teistpidi tahaks arvata, et see selline hea eeskuju võib-olla koduses mõttes, et see ikkagi annab sellise teatava peresõbralikkuse põhja eluks alla. Kui sa mõtled enda pere peale 10 aasta pärast, millisena sa ideaalis näed, milline on kõige ilusam pilt täna 10 aasta pärast? No sa pead nüüd natuke arvutama, et kui vanad on mingid lapsed. Ma mõtlesingi, et kui palju, eks ole, esimesed 3 juba jõuavad kindlasti. Jah, et esimesed 3 on juba kas siis a la ülikooli lõpetanud või ülikoolis. 4 on vist ka keskkooli just lõpetanud, jah. Ja siis 2 väiksemad käivad siis koolis. No see on, kui mõelda nagu ilus, eks ole, vaadata selliseid toredaid sügisfotosid või mis me siin perega ikka iga aasta üldiselt teeme. See nagu ilusat pilti näeb juba praegu. Aga üks nagu selline kindel mõte on see, et esiteks on, eks ole, lapsed jõudnud oma sellist, suuremad lapsed on juba selgelt oma mingitel edukatel nii-öelda suundadel, mis neile siis meeldib, eks ole, ja mis neile nagu hästi välja tuleb, et mõnusalt tegelevad sellega. Tõenäoliselt üks väike pakkumine on, et võib-olla, et ilmselt on teised 2 suuremat, siis Iiris ja Henri on
ilmselt kodust välja kolinud, aga Eeriku puhul me ei ole nii kindlad, et tema on siuke, kellel meeldib võib-olla rahulikult kodus nokitseda, võib-olla on seal, ma ei tea, doktoriõppes, elab rahulikult ikka veel kodus seal oma toas. Täiesti nagu üks võimalik stsenaarium. Ja siis ilmselt, 4. laps on Stefan, tema on selline väga aktiivne kuju, et võib-olla on korra läinud kuhugi üldse ringi rändama mingiks lühemaks perioodiks. Ja siis kaks nooremat ilmselt, neile meeldib, ma oletan, koolis käia ja käivad seal, et siis see nagu pilt visuaalselt, mida ma ette kujutan, on see, et võib-olla suvel paar korda ja jõulude ajal kindlasti saame, eks ole, kokku. Kõik saavad mõnusalt jutustada oma nii-öelda seiklustest teistelegi. Teeme koos, ütleme siis talvel, joome glögi ja kakaod, mängime lauamängud ja käime koos kelgutamas, suusatamas. Ja siis mina siis koos naisega, ja meie oleme selleks ajaks jõudnud juba sellisesse rütmi, et ikka vähemalt 2 korda aastas käime avastamas rahulikult, võib-olla isegi 2 tihti, siis kohti, mida tahaks nagu avastada, et meie lemmikud näiteks on praegu seal Austria, kus me mitu korda käinud, aga seal on veel kohti, kuhu tahaks väga minna ja mida teha. Ikka tuleks jälle minna muidugi ka klassikutesse nagu 12. apostlisse sööma või siis viimati käisin balletti vaatamas ooperis, aga siis jälle ooperit võib-olla ja seal on ka, ühesõnaga, on sellised mõned nagu reisimõtted, mitte muidugi ainult, et ühes kohas kogu aeg käia. On ka teisi, aga ei hakka võib-olla pikalt jutustama. Ühesõnaga, mitmed mõtted, et kus jõuab oluliselt nagu rohkem käia ja selline nagu tunne on hea, ma arvan, perspektiiv paistab helge. Illar, ma loodan, et täpselt nii läheb. 10 aasta pärast saame kokku ja räägime, kas kõik on täpselt nii. Suur aitäh tulemast, väga huvitav oli. No ma loodan tõesti, et see oleks väga põnev, kui 10 aasta pärast kohtuda. Et see kas läks nii? Jah, see jääb ju kõik linti, me saame seda kontrollida. Saame. Ja vastupidi ka, et sa küll ei rääkinud, et mis minu plaanid on. Jah, mis sinu 10 aasta plaanid on, aga ilmselt see on mingi teise saate, et teeme selle 11. podcasti saatejuht on keegi teine. Kõik külalised. Näiteks. Iga üks tahab midagi küsida. Jah, väga hea mõte. Sest sa ise oled ju sama hea kandidaat siin nii-öelda saates pereelust rääkima, kui ma nii põgusalt rääkisin. Ja kogu aeg oled ju rääkinud ka ilmselt kõik salvestused muidugi ei ole veel ju välja lastud, aga küllap seal seda huvitavat infot on, milles võib-olla saab eraldi kokku lõigata ühe terve saate juba ilma eraldi nagu salvestust tegematagi ja siis saab selle 10 aasta kokkuvõtte ikka ära teha. Väga tore, aitäh sulle! Aitäh!